Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 90. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka me salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin külla ühe naisterahva, kellega meie tutvus algas küll juba aastaid tagasi raadiost minu mäletamist mööda. Ja siis ta käis omapäi ja siis ta käis koos lapsega jutustamas ja siis valdavalt me jutustasime ikkagi Rõõmsate laste festivalist. Vahepeal on aga päris palju aega mööda läinud, uued tegemised olnud ja täna, mis pärast ma siis kutsusin Kati külla, oli see, et oli tal jälle siin üks päris mõtlema panev postitus, mis ta jagas. Ja ka, kui ma õigesti mäletan, Pärnu Postimehes seda jagati, nii et hakkame sealt pihta. Tere tulemast, Kati Ruubel. Tere. Mis sind siis turja on ajanud? Ja me täna siin alustasime sellest, et see teema natukene sütitab mind ja on pannud mind ennast ka mõtlema, et miks mina üldse sellest peaksin rääkima. Et mul on Pärnu toitlustuse osas üks selline hästi suur mure, et murepilv on minuga kaasas käinud ja võib-olla sellise viimase tilga selles karikasse andis ikkagi hiljuti Michelini siis uudis, kus Pärnust ei olnud mainitud mitte ühtegi restorani. Et see paneb mõtlema, et linn, kus me oleme väga paljus orienteeritud ikkagi turistile ja turismile ja meie sõnum on ikkagi see, et tulge Pärnusse, meil on väga heal tasemel restoranid ja külalislahkus, et siis jälle teisest küljest selline kõige, ütleme niimoodi, et puhtam, kõige ausam, mis on Michelin, sellepärast, et Michelin ikkagi on täiesti anonüümne ja neid inspektoreid koolitatakse ja õpetatakse pikka aega, et igaüks sinna ei saa inspektoriks. Et selles suhtes nende hinnangul Pärnus ei ole praegu mitte ühtegi restorani, mis oleks isegi soovitamist väärt, ehk siis mitte isegi tärni, vaid lihtsalt soovitust. Et selline restoran on Viljandis Fellin, mis paneb mõtlema ja mis võib-olla minule oli isegi veel suurem šokk oli see, et Lätis Seesises on nii tärniga restoran kui mainimisega restoran. Ja kui me mõtleme nüüd Seesise linna peale, eks, ja mõtleme Pärnu linna peale, et siis mul lihtsalt tekkis nii palju küsimusi, millele mul ei olnud vastuseid ja mul tekkis mure selle koha pealt, et oli vaikus. Mitte keegi ei reageerinud, mitte ühtegi uudist, mitte ühtegi postitust, võib-olla ma ei näinud neid, aga kui ma nagu suur pilti vaatan, siis on täielik vaikus. Ja minul hakkasid näpud sügelema, mina mõtlesin, et ma olen sellele valdkonnale liiga palju võlgu, ma olen sellest valdkonnast nii palju head saanud ja ma tahan tagasi anda ja ma mõtlesin, et kui ma teen sellise arvamusartikli ja kutsun inimesi üles diskussioonile, et aga tegelikult on see, et võrdlemisi vaikus on ikkagi on vaikus, jah. Aga anna natukene võib-olla tausta enda kohta selles mõttes, et meie ju pärnakatena teame sindki Rõõmsate laste festivali korraldajana ja Täkupoisi juhatajana on ju, et ja muidugi imemaitsvate jäätiste valmistajana, ma ei tea, kas enam teed seda, aga see ma rohkem ei puuduta seda teemat hetkel. Et mis su taust on, et sa nagu tunned nagu muret ja ütlesid, et sa oled väga palju sellest sektorist saanud? Tegelikult on siis niimoodi, et mina alustasin peale keskkooli lõppu ühel suvetöötajana, samamoodi nagu sel suvel väga paljud lähevad erinevatesse restoranidesse, kohvikutesse ja mina alustasin Amende villas. Ja no Amende villa tol ajal oli ikkagi selline kogemus minu jaoks, et see oli täiesti maailma muutev. Ma olin Tootsist, väikesest Alevist, briketivabriku Alevist, eks, ja minu, ütleme niimoodi, et kulinaarne tipphetk oli selleks ajaks olnud Georgi restoran, ilmselt paljud mäletavad grillviinereid ja friikartuleid, eks, ja järgmine moment ma leian ennast Amende villast. Et see oli tõeliselt maailma muutev ja mulle see hullult meeldis. Mulle meeldis just see, kuidas me nagu lähenesime erinevatele üritustele. Me saime testida kõike, me saime ju teenindada a la carte kliente, me tegime üritusi, pulmi, isegi selliseid etiketiga üritusi, diplomaatilisi kohtumisi asju. Et selles mõttes see avas nagu täiesti uue võlumaailma minu jaoks.
ja juhtus nii, et ega ma sellest nagu järgmised 10 aastat välja ei saanud ka. Et ma käisin, vaatasin Tallinnas ringi, tulin jälle Amendesse tagasi. Ja siis sellel hetkel ka õnnestus Amende villaga, et miks võib-olla ma arvan, et ma pean ennast inimeseks, kes võib külalislahkuse teemal üldse sõna võtta, on see, et 2005. aastal siis õnnestus Amende villal saada parima teenindusega restorani hõbelusikas Eestis. See oli esimene kord, kui seda välja anti. Ja mina olin siis üks osa sellest meeskonnast, kes tegeleski just personali väljaõpetamisega. Ja sealt edasi ma liikusin Tallinnasse, ma olen töötanud koos väga paljude Eesti tippkokkadega, aga võib-olla siis selliseks nagu oma karjääri tipuks ma pean tegelikult Stenhusi restorani juhatamist, et mis oli Schösle hotell ja seal oli selline 5 tärni restoran, ka väga auhinnatud restoran. Ja minu alluvuses olid kõik meesterahvad ja nad olid kõik minust palju vanemad. Et see oli selline ka lahe kogemus, et ühesõnaga väga palju siukseid võimalusi on mul just tekkinud restoranides, kohvikutes. Ja siis kui mul lapsed sündisid, ma tulin siia Pärnusse tagasi, jälle hakkasin nihelema, oli vaja festivali korraldada, et siis lõpetasin festivali korraldamise ära, hakkas nihelema, siis tegelikult ju praegu toimuv Pärnu laste jalgrattasari, mis on kasvanud tegelikult Pärnu kõige suuremaks laste spordiürituseks sellisel kujul. Seal ikkagi osaleb juba 400 lapse kanti etapil, et selle me lõime ka koos siis treeneritega siin 4 aastat tagasi äkki. Et ühesõnaga jah, et mu taust on tegelikult hoopis külalislahkuse sektoris, olen vahepeal teinud igasuguseid muid asju ja praegu siis viimane selline juhtimiskogemus oli Tikupoisi siis sellise energiajaama kontseptsiooni loomine, et Tikupoiss oli küll ees, aga Tikupoiss ei olnud Alexela enda oma, et sellepärast tuligi Alexelale luua selline sarnane, aga piisavalt eristuv kontseptsioon, et seda oli rõõm teha. Ja ma olen selline nagu looja hingega, et kui midagi valmis saab, et siis ma vajan nagu mingit uut väljakutset ja selle endaga tegeleda päris palju ja natuke mõtestada oma teekonda, et võib-olla vanus on jõudnud sinnamaani, ma ei tea. Et oli vaja natukene nagu peegeldada endaga ka, et mis on need tööriistad võib-olla, mida ma oleksin vajanud rohkem, et veel paremini teha teatud asju, mis mul endale jäid kripeldama. Ma arvan, inimeste jaoks nad ei paistnud välja niimoodi. Ja niimoodi ma leidsin tee Tallinna Ülikooli siis mikrokraadi programmi andragoogikat õppima, ehk siis täiskasvanute õppimise teadust. Et see on olnud nagu mulle ka väga silmi avav kogemus just selle poolest, et kuidas täiskasvanu üleüldselt õpib ja on aidanud mõtestada seda, et kuidas me restoranides ja kohvikutes oma personali õpetame. Et seal on ikkagi väga pedagoogilised võtted meil tänapäeval kasutusel ja see võib ka olla üks põhjus, miks meil on see tase selline, nagu ta täna külalislahkuse sektoris teeninduses on. Kui sa nüüd siis korraks annad aimdust inimesele, kes tahab kaasa mõelda, et kuidas sina nagu näed ja hindad, et kuidas see tase siis hetkel on? Issand, kui mul pikk mõttepaus, see on küll ohtlik. Ma ei taha ütelda ühegi koha kohta halvasti, sellepärast, et tegelikult tehakse seal majade sees meeletut tööd, et kujutage ise, et pool staffi teie tiimist te peate iga aasta võtma täiesti uued, neid jälle välja koolitama, see võtab tohutu aja, et mina ise olen isegi vahetevahel ütelnud, et teate, võtkegi päriselt puhtad lehed, et koolist tulnud on kõige parem nagu puhta lehena, et tal ei ole halbu harjumisi all, et te saate nad voolida enda siis käe järgi, sest et igas ettevõttes on oma selline, ma isegi ütleks nagu etiket, aga ma ütleks nagu stiil ja see on täiesti okei, et meil on erineva stiiliga kohad, aga lihtsalt ma arvan, et see tänast taset ei saa hinnata, sest et see jääbki väga paljuski selle taha, et meie juhid tegelevad pidevat tulekahju kustutamisega ja
selle sees veel nagu mõelda selliseid suuri mõtteid ja arendada oma töötajaid, tegelikult lihtsalt ressurssi ja jõudu jääb väheks. Siin ma näen nagu seda, et võib-olla lihtsam olekski tulla neile appi, et on mingid baasasjad, mida me saaksime lahendada kogukonnas ära, linna toel, miks mitte. Et praegune süsteem, kus meil klienditeenindajaid õpetatakse 3 aastat kutsehariduskeskuses ja tegelikult tuleb sealt ikkagi nii vähe neid välja kutsehariduskeskusest, mis meie vajadust ei vasta. Et siis ongi nagu see olukord, kus me siis peame võib-olla aitama hoopis luua sellist nagu paremat põhja nendele inimestele, kes restoranidesse satuvad, kus neid välja hakatakse õpetama, et äkki me saame anda neile mingid eelnevad teadmised, et mis toimuks juba mingis teises vormis. Korraks peatun selle külalislähkuse teemal natuke teise külje pealt. Ma käisin alles hiljuti reisil Portugalis ja seal oli selline juhus, kus me nagu istusime ühes tänavakohvikus ja siis keegi meesterahvas küsis teenindaja Anna käest mingisuguse asja ajaloo kohta. Ma ei mäleta, kas see oli objekt või oli see tänav. Ma täpselt ei mäleta, ma isegi ei mäleta, mis ta rääkis, aga ma mäletan emotsiooni, mis sellest pärast jäi. Ja see teenindaja Anna rääkis nagu nii pika ajaloo ja siis ma veel tol hetkel ütlesin endale mehele, et issand, kui äge, kui meil oleks Pärnus ka sellised inimesed, kes nagu oleksid nii head suhtlejad selles mõttes, et nad ei, ma ei tea, kui paljud nagu hakkavad guugeldama, vaatama, kas see nüüd oli kindlasti see kindel aastaarv, mitte et ma kutsuksin üles nagu valetama, on ju, aga sellele suhtlemisaltile ja avatud olekule, on ju. Ja tõesti ma siiamaani kannan seda mälestust või seda hetke, kuigi see teenindaja Anna nagu ei rääkinud minule, vaid ma lihtsalt juhtusin pealt kuulama, kuidas ta rääkis kellegile teisele, kes tema käest küsis, et mis on selle ajalugu, on ju. Ja see oli nii äge hetk mu jaoks. Ja siis ma loen sinu postitust ja siis ma mõtlen, et kuskil on mingid käärid, on ju. Et see külalislahkus määrab nii palju ära, see, kuidas pärast keegi läheb oma kodukohta ja räägib pärast veel 10-20 inimesele, et issa, mul oli selline äge kogemus või vastupidi, selline imelik kogemus. Meil oli selline asi, et me Amende villas me rääkisime lugusid, meile räägiti lugusid, mida edasi rääkida ja tegelikult see ongi see sama, et sul peavad olema eeskõivud, kes näitavad ette, kuidas seda teha. Et see on üks võimalus, et need samad teenindajad on meie külalislahkuse saadikud. Et kui me saame sellest aru, kui suur võim on tegelikult nende käes, siis me võib-olla nagu hakkame rohkem mõtlema, et kuidas me saame neid hoida, kuidas me saame neid kanda, kuidas me saame neile anda need tööriistad, et nemad saaksid oma tööd väga hästi teha. Ja tegelikult külalislahkus ja teenindus on 2 täiesti erinevat asja ja need võivad väga hästi toimidagi täiesti eraldiseisvana. Ehk siis teenindus on see protsess, mida me teeme, et me toome menüü, me võtame tellimuse, me toome taldrikulauda, me viime musta taldriku ära ja me toome arvelauda. See on see protsess ja see on teenindus ja see tegelikult on Pärnus olemas ja toimiv, kõik kohad on lahti. Nüüd külalislahkus on hoopis midagi muud, et see ongi see, et füsioloogiliselt üleüldselt, et söömine on üks kõige suurema usaldusega tegevus üleüldselt, et ürgsel ajal, kui sa panid mingi vale asja endale suhu, sa võisid surra. Ja need signaalid ja need ohu otsimised on meil kehas tegelikult ikkagi veel olemas, et me reageerime, me otsime ohtu ja me otsimegi tegelikult, kui me läheme kuskile restorani, me otsimegi ohtu. Et meie keha hakkab kohe vaatama, et mis siin ohtlik tundub, et kas mul on siin turvaline olla, ei ole turvaline olla. Et selles mõttes üks väga hea näide on Pärnu siis terrassid ja ma toon ühe näite, et 2 erinevat siis situatsiooni, et terrass on täis, tuleb klient, istub esimese vaba koha peal, näeb, et kuskil seal kõrval lauas teenindaja tegutseb. Ta ei tea, kas ma tohtisin siia istuda, kas see oli vaba, ei olnud vaba, mis siin kõik toimub, kas lauast on teenindus, on sees teenindus, mida ma tegema pean, mu aju kogu aeg töötab ja käib kõiki neid stsenaariumeid läbi. Ja see käib nii hetkega.
see käib, seda isegi pole mõtet neid sekundeid lugeda, sest et see hakkab kohe. Just. Ja siis see teenindaja nüüd vaatab, et ahah, sinna tuli klient, aga see ei ole minu tsoon. Ja ta kõnnib sellest kliendist võib-olla veel väga lähedalt mööda lihtsalt, et okei, ma lähen sisse, ma ütlen, et Kati, et sinu tsooni tuli inimene. Ja inimene vaatab, et ahah, mind ei märgatud, ma olen nähtamatu, kõik need tunded tekivad pinnale veel tugevamini. Ja siis on teine situatsioon, kus see sama teenindaja, kui ta sealt enda lauast tuleb ja on teel sisse, läheb selle inimese juurde, ütleb, et tere tulemast, mul on nii hea meel, et te siin olete, et teate, teie teenindaja tuleb kohe teie juurde. Ja pinge on maas, ma tohin siin istuda, minuga kohe tegeletakse, ma olen tähtis, et kõik need emotsioonid, mida me vajame, tulevad kohe pinnale. Et selles osas on ka üks väga hea näide on, et mis meie esimene külalislahkuse kontakt üleüldse külalislahkusega inimesel on see, et kui ta sünnib, siis ema võtab ta sülle, ta vaatab, on see puudutuse moment, ta vaatab talle silma, on see märkamise moment ja siis ta annab talle süüa. Ehk et tegelikult see on nagu selline kõige ehedam, puhtam näide siis külalislahkusest. Ja ma arvan, et sellist külalislahkust on meil tõesti vähe. Öeldakse ka seda, et aga kas seda on võimalik üldse õppida. Ja siin tulebki minu meelest andragoogika väga hästi appi meile, et seda ei ole võimalik õpetada niimoodi, et me paneme sulle kulbiga tarkust pähe või et me teeme reeglid, sa pead niimoodi tegema. Et nii kaua, kuni inimene ei mõista, miks või mis tundeid ta tekitab teises inimeses või ta ei ole ise kunagi neid tundeid tundnud, nii kaua ei olegi võimalik seda õpetada. Et aga täiskasvanud inimeste puhul on see, et uued teadmised ehitatakse olemasolevatele siis kogemustele ja neid kogemusi kasutatakse õppimisel ressursiks. Et siis mina arvan, et niimoodi on võimalik külalislahkust õpetada. Ma mõtlesin enda kogemuste peale Pärnu linnas ja ka maakonnas, et ma võib-olla ei ole ka nagu üleliia tihti käinud näil väljas, aga siiamaani on mul kuidagi nagu hästi läinud. Ma kindlasti sõnasin ära, on ju, tüüpiline eestlane, kohe sõnasin ära. Et ma nagu tean seda teist poolt just, et kui ma lähen, siis mul nagu märgatakse, öeldakse tere ja siis ongi kuidagi nagu harjumatu, kui keegi ütleb, aga meil on ka teine pool olemas, eks ju. Ja siis ma tulen huvitav, kus ma siis olen, et ma seda teist poolt ei näe. Et see on ka hästi nagu huvitav, kuidas me nagu kogemegi erinevaid asju erinevate inimestena. Ja ma arvan, et võib-olla see probleem kerkibki veel rohkem esile just suveperioodil, kui tekib see olukord, kus kõike läheb paljuks. Ja siis selliseid väikeseid nüansse teha tundub, et et mul on lihtsam see 2 sekundit kihutada tast mööda, aga jälle, et kui ma nagu mõistan, et mida see, et jälle me tegelikult oleme usaldusäris, et külalislahkus on usaldusääri ja siin on usaldust on võimalik luua, teda on võimalik hoida ja temast on võimalik ilma jääda. Ja nüüd see sama tegelikult tegemata jätmine, selle külalise mitte märkamine või vahetevahel ei peagi märkama, sa võid silmadega nagu ütlema midagi, sa võid silmadega lihtsalt märku anda, et ma nägin sind. Et see võib tekitada jälle sellise olukorra, et ma olen pettunud, mu usaldust on nagu rikutud, et mind ei märgatud. Jälle, kõik need toimuvad alateadlikult, me ise neid ei registreeri. Ja järgmine nüüd teenindaja, kelle tsoonis see inimene on, temal on palju raskem seda usaldust välja teenida. Et ta võib seal teha igasuguseid trikke, et tal on see kohe raskem. Ja ma arvan, et see ei olegi nagu trikitamine, vaid see pigem on see teadlikkus ja nende momentide tabamine, et millal mingi asi on vajalik teha. Et võib-olla siin on veel üks hea näide, et kuidas võiks mõelda külalislahkuse peale on see, et Rain Tunger tõi väga hea näite minu meelest vanaemadest. Mõtle sellele, et kui sa lähed vanaema juurde, et kuidas siis vanaema sind vastu võtab.
tänapäeva noortel ei ole enam selliseid vanamaid. Nii et mina siis tooksin teistsuguse näite, et ma teeksin näite selle baasil, et kui su sõber kolib uude korterisse ja ütleb, et tule mulle külla, et tule vaata, kuidas ma elan siin, on ju. Ja sa lähed ja ta tuleb, nüüd meil on kõigil fonolukud, on ju, tal tuleb ikkagi juba sinna alla, sõber tuleb trepi peale vastu, ütleb, oi, kui tore, sa leidsid üles, on esimene reaktsioon. Siis ta juhatab, näed, siit sellest uksest läheb minu korterisse, siis ta ütleb, et näed oma tossud, sa võid siia panna ja oma üleriided pane siia kappi ja tead, me hakkame täna nüüd napsutama, eks. Et ta juhatab sind sellest kogemusest läbi, see võtab sinult pinged maha. Et võib-olla üks asi ka, mida me nagu võiksime rohkem teha, on see, et me võiksime mõista, et me oleme kõikides nendes kohtades need giidid, kes juhatavad siis kliendi või külalise sellest kogemusest läbi, et tekiks see elamus. Selles viisis rääkida külalislahkusest, siis ta kõnetab rohkem ka neid noori, kes meil tulevad, kes võib-olla on seal esialgu väga hirmunud ja tahaks ainult leti taga olla. Et neid on ju meil ka kõik kohad on täis, sest et see ebakindlus on endas nii suur, kas ma teen õigesti. No tõid välja, et siin juhtimistasandil on pigem nagu selline tulekahju kustutamine kogu aeg, on ju. Mida sa sellega silmas pead või millest see nagu väljendub? Ja see väljendab päris mitmes asjas, et võib-olla mida ma mõtlen teeninduse poole pealt on see, et kuna Pärnu käib nagu lõõts, et suvel on palju ja talvel on vähe, siis samamoodi ju toimub ka tiimidega. Et meil selliseid püsitiime, kes kedagi juurde ei võta ja aastast aastasse toimetavad väga heas tempos ja energias ja töökultuuris neid tegelikult. Ma ei tea, kas ma tahan oma mütsi ära süüa, aga ma arvan, et ei ole. Et see tähendabki seda, et pidev selline värbamine käib, pidev arendamine käib, pidev inimeste otsimine käib, nende graafikute siis täitmine käib, et meil on järsku mingi üritus, meil on selle jaoks vaja 2 korda rohkem inimesi, kui meil tegelikult on. Et see on see üks pool nendest tulekahjudest, ongi need personali tulekahjud, mis võtavad väga palju energiat ära. Ja ma pean ütlema, et võib-olla selline sisemine tulekahju, mis juhtidel väga paljuski on see ikkagi, et ei ole tööriistasid, millega personali juhtida. Et Eestis hetkel, kui ma eksin, siis palun kirjutage mulle ja parandage mind, aga ühelt kokalt ma kuulsin seda, et Eestis ei ole hetkel ühtegi peakokkade kooli, kõige lähem on Stockholmis. Eestis on küll programme, samamoodi mikrokraadi programme on toitlustusjuhtidele ja teenindusjuhtidele, aga kui ma olen vaadanud seda sisu, siis jah, ta on väga praktilise lisab sellist finantsteadlikkust aga jälle seda inimlikku suhtlust, inimeste juhtimist, keeruliste olukordade lahendamist. Neid oskusi meil ei ole tegelikult. Ja siin tekibki minul nagu küsimus, et võib-olla me peaksime hakkama vaatama ka riigi poole, et millise tellimuse me oma kutsehariduse keskustele oleme andnud, et kui me teame, et tegelikkuses toimub see teenindajate väljaõppe ettevõtetes, kas meil on vaja üleüldselt tellida siis restorani teenindajaid kutsehariduskeskusest või me võiksime seda tellimust ja õppekava muuta selliselt, et need inimesed, kes on valmis panustama 3 aastat, et minna ja õppida mingit valdkonda, et tõenäoliselt nemad on need, kes plaanivad jääda valdkonda kauemaks ja tõenäoliselt nemad on need, kes hakkavad neid inimesi juhtima pärast. Et äkki me võiksime koolitada hoopis teenindusjuhte just nende juhtimistööriistadega ja kokkadel on natuke keerulisem, neil on baasteadmisi vaja, aga samamoodi, et meil tegelikult oleks vaja arendada seda juhtimist ja seega hoiaks ära selle, et nii paljud inimesed selles valdkonnas on läbi põlenud ja nii paljud ägedad inimesed lahkuvad sellest valdkonnast. Et kes läheb küünetehnikuks, kes läheb ehitajaks või mis iganes, et me praegu ei suuda hoida neid talente ja kuidagi Pärnus eriti, et nüüd kui seda Michelini teemat veel nagu rääkida, siis mure tekibki sellest, et keskpärasus on ka vahel okei. Et teatud tingimustes keskpärasus on okei, aga kui me tahame meelitada siia Pärnusse oma uute ägedate majadega uusi inimesi, uut kvaliteeti,
siis sa ei saa seda teha, kui sul on võtta ainult siin kalatiigis samad töötajad. Või siis on see, et sa pead nende töötajatega tööd tegema, et neile tagasi anda särts, sära, motivatsioon, et inspireerida neid, näidata, kuidas on võimalik teha, sest et praegu võib-olla me natukene oleme jäänud nagu sinna vakku, et aga me ei saagi, aga meil ongi hooaeg, aga meil ongi võimatu, on head teenindust suvel pakkuda. Pigem võib-olla ka natukene see, et suvel on nii palju meil kliente, et me justkui ei peagi seda lisasammu astuma, sest et meil on nagunii klient olemas, nagunii on turist olemas, see on ju Pärnu suur etalon. Aga kas on? Et kas on minu küsimus. Tänasel päeval on väga suur mõju ju ka see, mis meie lähedal toimub geopoliitiliselt. Ja nüüd me võistleme väga paljude linnade, riikidega turistide pärast. No kujutage ennast ise ette, et elate Ameerikas, miks te peaksite siia Pärnusse tulema? Et sa käid ära Pariisis ja sa käid ära Londonis ja sa käid ära Stockholmis ja võib-olla jõuad isegi nagu Helsingisse. Miks sa peaksid siia Pärnusse tulema? Ja meil on vaja mingit konkurentsieelist selle jaoks, et neid turiste siia meelitada, sest et vahetevahel ma mõtlen, miks nad siia praegu üldse tulevad. Et mul natukene on hämming, et mis on see erilisus, mida me pakume. Tegelikult neid valgeid liivasid ja randasid on ju mujal ka. Ma olen kindlasti natukene ka selles mõttes viskan niimoodi nagu sõnu välja, et tekitada seda mõtet, et vaidle vastu mulle, tule vaidle vastu, et lihtsalt arutame seda, meil on vaja seda diskussioonist, et kui me ei aruta neid asju, kui me ei pane lauale neid ohukohti, mis praegu ikkagi vilguvad igalt poolt, tuled vilguvad, et kuulge, samamoodi ei saa tegelikult edasi minna. Ja mis on see miinus, et me lepime sellega, et on see hooajalisus, on ka see, et kui mõtleks nüüd teistmoodi, Pärnu oleks maailma kõige külalislahkem linn. Kõigepealt me eristuksime Eestis sellega täiesti. Me eristuksime üldse siin Skandinaavias sellega, et need kinnised tortsis eestlased ja Pärnus on kõige nagu külalislahkem. Sa tuled siia, sa tunned, et sa tuled alati sõbra juurde. Ja see on asi, mis on hooajas sõltumatu. See tunne, et sa ei lähe sõbra juurde ainult suvel, sa lähed tema juurde talvel ja sa lähed sügisel sombuse ilmaga veel parema meelega. Et see annaks sellise konkurentsieelise kõikide nende teiste turismi sihtkohtade osas, mida me nagu me ei julge isegi sõnastada seda, mida see võiks teha, sest et see tundub nagu nii kättesaamatu. Aga mina jälle arvan seda, et me peaksime unistama suurelt. Ja kui me teeme õigeid samme õiges suunas, siis see ei ole midagi võimatut ja selles on tegelikult väga väike investeering vajalik. Ei ole vaja ühtegi miljoni halli ehitada. Kohe, kui sa ütled, et Pärnu võiks olla kõige külalislahkem linn, ma pean kohe küsima, mismoodi me seda siis teha saaksime? Nagu päriselt reaalselt, et see ei oleks ainult nagu sõnakõlks, et mis on siis need mõtted, ideed ja miskid saad kindlasti ju enda peas juba läbi käinud? Ma näen seda sellise väga mitmetasandilise ettevõtmisena, et kõige esimene tasand, mille taha väga palju praegu jääb, on ikkagi personalitase ja kvaliteet. Et see on see, millest me peame alustama, et me peame tulema ettevõtjatel appi seda taset ühtlustama ja seda on võimalik teha tegelikult väga lihtsalt, et üks kõige passiivsemaid õppimise viise on tegelikult videokoolitused. Ja mina olen leidnud võimaluse, kuidas videokoolitused siis teha andragoogiliselt selliseks, et selline baasteadmine saadakse videost ja sinna juurde tegevused on siis refleksiooni ja mentori toel, mis toimuvad seal ettevõttes sees. Ja selle baastaseme me saaksime ühtlustada, me saaksime teha valmis ja anda selle ettevõtjate käsutusse, et see hoiaks neil väga palju raha ja ressurssi kokku. Et see oleks võib-olla selline esimene tase just teenindajate poole pealt, et kokkadega mul on ka ideid, aga sinna ma veel ei läheks, et see vajab veel natukene ettevalmistamist. Siis järgmine tase olekski see, et kui me räägime Pärnust, meil on Pärnu poolt vaja tellimust juhtidele.
ehk siis kutsekool võiks teha programmi juhtidele. Ja me räägime siis nagu toitlustussektoris. Just, teenindus, toitlustusjuhid ja järgmine samm peakokad. Et see oleks nagu see asi, millega me saaksime luua seda konteksti. Ja kolmas samm, millega oleks vaja tegeleda, oleks vaja seda, et me suunaksime oma inimesi vaatama väljaspool Pärnut, et olgem ausad, see toitlustussektor on väga madalapalgaliste siis töötajate sektor ja sealt ise oma raha eest käia restoranides söömas ja kogemusi kogumas ei ole lihtsalt võimalik ja realistlik. Ja jälle ma arvan, see ei ole nagu ka ainult ettevõtjate huvi, et nad seal väljas käiksid, kogeksid, avastaksid ja tooksid neid teadmisi tagasi. Ehk me peaksime organiseerima rohkem selliseid ühiskäimisi, ühiskogemisi, et näiteks maikuus toimus Vilniuses, siit kiviviske kaugusel Baltic Gastro Summit. Mina ei tea, et Pärnust oleks keegi käinud. Et paneme bussi kokku, sõidame sinna, seal olid maailma esinejad, maailma tasemel siis toitlustusvaldkonna esinejad, lähme kuulame, lähme saame mõtteid, lähme inspireerume. Et toome neid inspireerivaid inimesi Pärnusse, korraldame siin külalislahkuse konverentsi. Näitame, et me oleme eesrindlik ka kogu sellele külalislahkuse valdkonnale üle Eesti, et Pärnus toimuvad sellised asjad, siin tasub olla, kui sa tahad olla nagu asjade südames, kui sa tahad panustada sellesse valdkonda, siis see koht, kus olla on Pärnu. Et see oleks nagu see, et kui me suudame selle süsteemi niimoodi luua koostöös ettevõtjate, linna, spetsialistidega, siis tegelikult niimoodi me seda külalislahket Pärnut loome. See kõlab suure tööna, keegi peab juhtima seda protsessi. Aga sellepärast ongi vaja diskussiooni, et leida neid inimesi, et kellel silm särab ja kes on valmis seda tegema. Samamoodi keegi ei teadnud, et mina olen toitlustuse taustaga inimene, ennem kui ma Täkupoissi uuesti tagasi läksin. Meil on üks väga huvitav fenomen see, et meil on Pärnu restoranide nädal. Külalised hindavad seda, inimesed käivad seal. Ja nüüd küsimus ei ole selles, et kas seda restoranide nädalat teha nädal aega või kuu aega, see ei loo efekti. Et meil on vaja seda, et see ressurss, mida me kulutame sinna, kus peakokad tulevad korraks niimoodi üheks õhtusöögiks kokku ja natukene omavahel räägivad heal juhul. Meil on vaja, et selline pidev valdkonnasisene kommunikatsioon erinevate ettevõtete, töötajate vahel toimuks pidevalt. Ja nüüd selle restoranide nädal on väga hea näide selles osas, et kus on teenindajad. Kui näiteks lihtsalt lipsid Instagrami läbi, siis sa tunned hästi kohe profiili järgi ära, kes on kokk. Küll tal on kokariided või ta teeb süüa või mida iganes. Aga kas me tunneme Pärnu teenindusjuhte? Mitte kedagi ei tea. Et meil on vaja neile anda kõnetoru esiteks, me peame kuulama seda ka, mida nemad arvavad, sest et me kuuleme praegu ainult ettevõtted, omanikke, tippjuhte ja me kuuleme kokki. Aga need, kes on siis nagu päriselt külalislahkuse saadikud seal eesrindel, nende häält me praegu ei kuule. Kuidas seda häält saaks teha kuuldavaks? Mis oleks need võimalused ja mõtted, et anda seda nagu hääleturu neile nii-öelda? Regina, sina võiksid teha külalislahkuse podcasti. Selleks sa täna siin ju oledki, on ju? Jah, et see on see, me paneme seemne siit idanema. Kui me teaksime nendest inimestest rohkem, kes seal külalislahkuses tegelikult tegelevad, seal on nii põnevaid inimesi, me võiksime neid rohkem nagu nähtavaks teha ja kaasata. Praegu lihtsalt nad on kuidagi peidus ja tihti peale ega ettevõtete sees nad jäävadki peakokkade taha peitu. See on ka selge. Et see võiks olla üks pool. Teine pool, mida ma olen mõelnud, et sellised kas või kord kuus üritused, seda võiksid korraldada tegelikult ka ettevõtted ise. Et teeme nii, et iga kuu kellegi erineva juures saame kokku. Kas kutsume siis kellegi inspireeriva inimese natuke oma kogemustest rääkima või vahetame üldse omavahel. Et näiteks Vesseti teenindusjuht räägib ma ei tea, rõõmu teenindusjuhile või mis iganes. Ühesõnaga, et meil oleks vaja nagu seda, et inimestel oleks põhjust rohkem kokku tulla. Et võib-olla see on nagu, aga jälle muidugi, et see peab ka olema nagu ettevõtte poolt hinnatud tegevus, et sellest peetakse lugu ja seda toetatakse sellepärast, et muidu ongi see tulekahju kustutamine jääb alati tähtsamaks kui see, et arendada oma personali ja oma külalislahkust. See on nii kauge.
Jah, mul tundubki, et see on kauge, sa tõid juba enda jutu sees ka välja selle sama tulekahju kustutamise teema, et ma just tahtsingi sinu jutu jätkuks küsida, et aga kui see pidev tulekahju kustutamine käib, et siis kellelgi ei olegi ressurssi, et nagu kuulge, saame kokku ja paneme plaane paika, on ju. Et sellega ei jõua keegi tegeleda, sest et nagu sa tõidki välja siin eelnevalt, et ka meie personali on võrdlemisi raske kätte saada, et tööl turul üldse oleks, eks ju. Et neid murekohti on päris palju selles kontekstis, aga kusagilt peab ju alustama. Ega kui nendest murekohtadest ei räägi ja lihtsalt nagu istume selle kivi otsas kõik, on ju, et siis sellega ei lahenda ka mitte midagi. Korraks selle restoranidel nädala peal peatun selles valguses, et veel raadios töötades me tegime ka erinevate kokkadega aeg-ajalt intervjuusid ja mis minule tõeliselt muret valmistas, ma siin ei hakka nimetama ühtegi nime, aga üks peakokke, kes mul vestlemas käis, ütles eetriväliselt, et issa, ma olen nii väsinud, ma pole siin, ma ei tea, mis arvu tundide raames nagu magada saanud, et ütles, et tal on selline tamp ja selline pinge peal kogu aeg. Et ma arvan, et see on nagu järgmine koht nii-öelda. Ja seda põhjustab jälle see hooajalisus, mille me oleme võtnud endale natukene vabanduseks. Üks küsimus ettevõtjale ka, võib-olla mõtlemise koht. Et aga su restoran peab olema kummist. Et võib-olla oleks inimesi säästlikum, ressurssi säästlikum ja teinekord isegi rohkem raha teeniv see, kui me lepime kokku, et meie restoranis ongi 20 kohta. Ja see sama pikk saba, mis tekib mõne Euroopa restorani ukse taha ja vaatad ja kadestad seda, tekiks sinu restorani ukse taha ka. Et lähevad ära ja trambivad jalgu ja nutavad mõned inimesed, eks, et sisse ei saa. Aga teisest küljest see tekitab nagu seda defitsiiti ja see teeb selle kogemuse palju erilisemaks. Ja vaata, siit tekib see ka, et see tajutud väärtus. Hästi huvitav teema, et kuidas me väärtust tajume ja mis Pärnus on ju ka oluline ja palju räägitud teema on see, et meil on nii kallis, et inimesed ja turistid ei tule siia sellepärast, et Pärnu on kallis. Ja siis ehitatakse Hiiumaale retriit, kus 5 päeva pilet maksab, ma võin eksida jälle, parandage mind, kutsun kõik üles parandama, aga 5000 eurot 5 päeva. Et siin on see tajutud väärtus, et see sama koogitükk 4 eurot võib maksta väga palju ja olla kallis ja siis sa lähed supelsaksadesse, sa isegi ei pilguta silma, sa ostad 6,50 koogitükki ja seal isegi saaks selle koogitükiga veel toimetada niimoodi, et klient tunneks, et see on veel rohkem väärt. Tajutud väärtus on selline asi, kui me inimestena tahame, et teised inimesed näeksid meie jaoks vaeva. Jälle selline hästi ürgne soov, et me tahame, et me tunneme ennast hästi siis, kui me tunneme, et meie nimel on nähtud vaeva. Ja see on näiteks see põhjus ka, et kui ma jäätise tegin, siis minu ühe jäätise siis baasi või sellise jäätise partii tegemine võttis aega 3 päeva. Ja ma alati, kui ma käisin kuskil üritusel või turul või kui ma andsin jäätise tordi üle, siis ma alati rääkisin ka kliendile, et see võtabki 3 päeva aega selle tegemine. Ja siis ma teen seda ja siis ma teen seda ja siis ma toon sealt selle mahepiima ja siis ma käin ise korjan sealt rannast neid metsmaasikaid siia peale. Ja see on see tajutud väärtus, et ma kogu aeg iga oma sõnaga inimene saab aru, et minu nimel on nähtud vaeva, nimel on nähtud vaeva ja siis ta on nõus seda raha nagu välja käima. Ja see on sama teema, et kui inimene tunneb, et seal on lood taga, seal on päriselt pingutatud tema nimel, mitte ei ole mingi suvaline asi kokku pandud või poest ostetud asi kokku pandud, siis see hind on seda väärt. Jah, ja me oleme sellega nõus, sest et me tajume, et meie eest hoolitsetakse ja nii ongi, on ju. Enne sinuga salvestama hakkamist me rääkisime sinu koolitusest või kursusest. Ja kas ma sain õigesti aru, et teiste maakondade turismi
klastrid põhimõtteliselt on juba sinu käest koolitust tellinud, aga Pärnumaalt veel ei ole. Läks mul midagi kõrvust mööda? Ja sellega on selline lugu, et kui ma koolis käima hakkasin, siis mul tekkis hästi palju mõtteid seoses just selle toitlustusvaldkonnaga ja tekkis väga palju paralleele ja tekkis ideid, kuidas võiks siis toitlustuses neid andragoogilisi teadmisi ära kasutada. Ja ma hakkasin sellest postitama aeg-ajalt oma Facebooki ja oma Instagrami ja selle põhjal tõesti ma ei olnud veel isegi välja ütelnud, et ma ei olegi veel koolitaja, sest et mul ei ole veel see mikrokraad läbi, ma alles siin juuni alguses siis lõpetan, et aga juba on pöördutud tõesti teistest maakondadest, kus ettevõtjad otsivad sellele külalislahkusele seda lahendust ja võtit ja kuidas neid oma tiime siis panna külalislahkemalt tegutsema. Kati, sa oled meil Pärnus olemas et kuku see võib-olla oli nüüd üleskutse siis Pärnu maakonnale ka sellele teemal nagu peatame ja mõtlema, et kui meil on oma inimene olemas, kes hea meelega jagab neid teadmisi ja oskusi, et siis aga võib-olla me nagu eeldame ja ootamegi, et sa tuled, annad nüüd kõigile kandikul need teadmised kohe kätte, et keegi ei oska küsida. Tuled ise jagad. Ja võib-olla on see ja võib-olla on see teine pool, et tõesti kõigil ongi väga kiire ja tundub, et need teised teemad on põletavamad. Et ennem kui teha külalislahkuse koolitust, mul peavad olema ju teenindajad olemas ja siis ma võin hakata alles selle peale mõtlema ja siis järsku ma avastan, et oi, juba on pool hooaega läbi ja siis suve lõpus pole ju mõtet seda enam teha. Kuigi vastupidi, tegelikult on iga aeg külalislahkusele korra natuke nagu tähelepanu tõmmata on hea ja minu koolitus ei ole loeng. Et minu koolitus nõuab selles mõttes kaasamõtlemist ja kokkulepete tegemist tiimi sees, et ta on ka natukene selline team building. Oluline on see, et täiskasvanud õppe puhul on väga oluline see, et õppeprotsessi juba planeerimisse ja läbiviimisesse ja selles osalemisesse oleks täiskasvanud inimene kaasatud igas etapis. Ehk ta peab saama sõna sekka ütelda, mida ta tahab õppida üleüldiselt või kuidas ta tahab, et see, kuidas me õpime, on väga erinev. Ja teisest küljest on ka see, et hakatakse õppima alles siis, kui päriselt on vajadus. Et kui see mulle on kasulik, et ma tahtsin vahepeal segada sind ja ütelda vahele, et vist rääkisime külalislahkusest ja mul ka küsis üks tuntud Eesti peakokk, minu arvates Eesti üks parimaid peakokke, küsis mu käest, et aga miks teenindaja peaks tahtma külalislahkust üldse pakkuda? Ja see pani mind nagu päris palju mõtlema selle peale, et tõesti, aga miks ma peaks tahtma? Ja siis ma olen ise väga praegu huvitatud neuroteadusest ja sellisest kontseptsioonist nagu neuroteenindus. Me oleme üksteise närvisüsteemi hoidjad tegelikult ja see kontakt on ka, me niimoodi reguleerime üksteise närvisüsteemi. Et räägitakse ju siis sellisest peegelefektist on ju ja teised räägivad, et on energiat, et ma tunnetan sinu energiat ja siis me nagu ühes ruumis meie energiat nagu kuidagi ühtivad või me tasakaalustame neid. Et tegelikult teenindajal on sama teema, et see, kui ta pakub sellist head kogemust, klient peegeldab talle seda ja tal tekib suurem eneseusk, enesekindlus, väärtuse tunnetus, et ma olen nagu midagi väärt, ma ei ole nähtamatu, et ma olen ise teenindaja noorest pist väga palju tundnud ennast täiesti nähtamatuna. Et ega mul ka ei olnud neid tööriistu tol ajal, et mida nagu rakendada. Et teistele inimestele sellise hea emotsiooni pakkumine vallandab meis enda soksutütsiini, me saame sellest hea tunde ja meil tekib sellistest nendest headest õnnestumistest tekib jälle kehast dopamiini, mida me ei peagi scrollides ainult saama. On väga palju põhjusid, miks teenindaja võiks tahta seda külalislahkust pakkuda. No see on väga kihvt koht, kus te nüüd edasi mõelda igal ühel omapäi ja kui kellelgi hakkas mõte tiksuma selles osas, et võtta külalislahkuse koolitust, siis ma saan aru, et sa oled nõus pakkuma seda. Jah. See oli nii vaikselt, aga sa oled nõus. Aga aitäh sulle, Kati, vestluse eest, aitäh sulle teema tõstatamise eest ja aitäh, et sa niimoodi südant muretsed, et meil asjad siin nagu paremaks läheksid ja loodetavasti need hakkavad nüüd lumepalli efektina liikuma ka kuhugi. Aitäh!